huvitav moment on selles, et üks sõber kunagi ütles, ma nagu kiitsin teda, ta ootas seda nii palju nagu omaga püüdmatut nagu jumalikku tööd ja festivale. Siis tõi, et ma ei tee midagi, et ma lihtsalt püüan mitte segada Jumalat, et see pidi olema ka nagu elu sellised suuremad printsiip, et oma poolt miinimumi ära, nii palju teadmisi on, et kas või meditatsioon või püha nime kordamine või emakeses looduses käimine ja siis ülejäänud sa tead, et need asjad on sinust kõrgemad ja tugevamad ja suuremad, nad teevad ise ära kõik. Et sul on vaja kannatlikkust, iga asi omal ajal, sul on juba usk nii tugev, et lased sellel näiteks püha nimel automaatselt, kuna ta on nii armulik, sa lihtsalt kordad teda alandlikkuses meeleolus, alandlikkus on selline kui sa lähed nina püsti, eks siis võib-olla ei ole nii efektne, aga alandlikus meeleolus loed püha nime ja püha nime ise, püha nime armulikkus sind kujundab, parandab su iseloomu, arusaama, sügavust, annab sulle õndsust, õnnetunnet. Või siis emake loodus samamoodi, et lähed sinna, et sa oled alandlik, et aitäh, emake loodus, imetled, vaatled, suhtled loodustiigjate, vaid ja pool jumalatega, emake maa, veestiigja, päike, surja. Alandlikult, eks ju, oled kontaktis nii tänulikult ja siis nad on nii võimsad, nad teevad ise oma töö ära. Ja lihtsalt põhimõte on siis vaimne üks põhimõte on see, et põhimõte on mitte segada nagu. Et lihtsalt oled alandlik ja teed nagu põhiasjad ära, miinimumi, eks ju. Aga ülejäänud teeb suur elu ise Jumal ja kõik meest kõrgemad asjad ära.